Tead, mis quote on? Nagu kits või? On ju? Ei ole, quote on greatest of all time. Emojide või emotikonide kasutamine nagu tõsiselt. Et te panetegi, et täna oli nii äge päev välja, siis see on nagu veini emoji võib-olla ja siis on nagu see ahv on ju niimoodi, aga te nagu kasutate neid päriselt mitte naljaga. Ma ei suuda mõelda lapsepõlve enne seda, kui me hakkasime juba sotsiaalmeedias toimetamast, et mina alustasin sotsiaalmeediaga, kui ma olin 9. Aga päeva lõpuks minu töö ju tegelikult sõltub teiste arvamusest ja nagu minu ülemus on teiste arvamus, ma vahest mõtlen. Et ma ei laseks, ma ei taha anda sellele nii palju võimu, aga nii on. Ja ma saan aru, et see ongi mu miks, et ma inspireerin noori ja kogedes kõiki neid reise ja muud, siis ma unustan ära, et see on mu tööst, et esmalt ma elan oma lapsepõlveunistusi praegu läbi ja ma täidan neid ja see on olnud nii tore tunne. Mismoodi alustasid, mismoodi elad, mismoodi kannad ja mismoodi tuleb sellest kõigest kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mismoodi. Tšau! Tänase saate külaline on noor naine, kes teab ilmselt paremini kui keegi teine, mis tunnen üles kasvada maailmas, kus trendid muutuvad iga päev, iga nädal ja kaamera on alati kaasas. Aga kõige selle keskel on ta leidnud oma hääle, oma raja ja tegelikult nii paljudele noortele eeskujuks. Tere tulemast saatesse, Laura Rannaväli. Aitäh sulle, nii ilus sissejuhatus. Aitäh ja aitäh, et sa tulid. Aitäh kutsumast, päriselt. Ma räägin, see oli nagu veidike nagu saatus, et sa pidid siia vist jõudma oma teega meie saatesse. Absoluutselt. Sest ma olin just turundusele, ma olin mõtlemas, et kes võiks olla juunikuu külaline, sest juunikuus on meil alati olnud keegi nagu noorema generatsiooni esindaja, kuna on ju suvi algab, suvepuhkus algab, lõpetamised on. Et siis kes võiks olla ja ma olen just öelnud meie turundusjuhile, et ma arvan, et Laura võiks tulla. Et ta on nagu äge praegu, ta on täiega lennus praegu, et kutsume Laura. Ja järgmine päev, elus esimest korda, ma ei ole kunagi sinuga näinud, aga ühel üritusel me nägime, ideaalne. Nägime, kutsusin sind saatesse, olid nõus. See oli nii äge, järsku tuli, tere, nii hea meel. Jaa, nii et väga äge, tore, et sa siin oled. Aga rääkides siis lõpetamistest, millal sina lõpetasid? Kuidas sa lõpetasid? Mis sul seljas oli? Hakkame kohe sellest nagu pihta. Aga alustame tagantpoolt. Ma mäletan, ma lõpetasin oma 9. klassi nüüd mõned aastad tagasi, aga ma tahtsin hästi silma paista, mis nagu minu meelest on 9. klass käibki nii. Ja ma arutasin oma perega ka, et nagu kõik need esimesed lõpetamised sa tahad särada ja siis nagu võid juba dressipükstega minna ka on ju sinna lavale. Aga ma tellisin omale sellise suure roosa vahukoore kleidi. No see ei ole nii vahukoor, see tegelikult oli nagu mingi äge disainer, aga olidki mingid litrid igal pool ja ma olin nagu platinum blond. Mul oli pärlid kõrvas. Aga kuna ma olin nii pikk, ma panin tennised ja minu meelest see tasakaalustas kõik. Need olid mingid Nike, mingid fancy, mingid Air Force One'id. Et selle poolest minu meelest see lõi sinna selle tasakaalu, aga see oli minu 9. klassi lõpetamine ja mingi Barbie meika näkku ja minek. Nüüd 12. klassis ma otsustasin olla natukene tagasihoidlikum ja mul tegelikult ei olnud isegi lõpukleiti võib-olla nädal enne ja asi siis lõpuks läks nii, et ma tegin koostööd kaubamajaga ja ma leidsin sealt ühe sinise Samsoe kleidi, hästi tagasihoidlik, selline, millega aias võib olla kas või mingi maasikaid korjad. Ja ka see kuidagi sobis minu kehakujule nii hästi, et ma läksin lihtsalt sellega lõpetama ja tagasihoidlik ja juuksed ja meigi tegin ise kodus, sirgendasin, võib-olla panin jumestuskreemi näkku ja aga siis otsustasin võtta need need kontsakingad, mis öeldakse kitten heel'id, panin need jalga, et natukene klõpsutada seal. Jah, sa oled nii pikk, me just enne vaatasime, kui pikk sa oled? Ma olen 183 sentimeetrit. Sa oled sama pikk kui minu oma mees. Nii et ma olin su kõrval ikka nagu mingi väike vana. Kui pikk sina oled? 170. Ma nagu olen ka Harju keskmisest pikem, aga sinu kõrval ma tundusin ikka täitsa käbus. Ja lõpetasid sa eelmine aasta, sa oled praegu 19. 19 olen. Esimene aasta ülikoolis sai nüüd tehtud ja ma juba otsustasin, et ülikooli lõpetan äkki pintsaku ja pükstega. Sellepärast, et ma olin just eelmine nädal käisin Kroonika meelelaudse auhindadel on ju. Ja see nägid väga hea välja. Aitäh. Ja ma otsustasin ka natukene seda maskuliinsust tuua selle ülikonnaga, aga tegin siis juuksid ja meigi kuidagi naiselikumalt ja keegi kirjutas mulle, et kus su see outfit pärit oli.
oli Saarast, ma pean mainima, see oli Saarast, see oli päev enne ostetud ja mulle vastati, et okei, et ma leidsin endale lõpetamise outfit'i. Ma olin mingi oma tänatud, on ju. Nii, et olin kellegile abiks. Super. No praegu Denim Dreami Instagramist ja võib ilmselt ka TikTokis saab ka väga palju inspiratsiooni, milliseid kleite, hästi suur valik on Denim Dreami enda kleite ja kostüüme täpselt samamoodi, nii et kellel veel on. Et see tuleb välja ilmselt mingi nädal enne lõpetamisi see episood, nii et täpselt, kes on ka nädal enne on kimpus, siis minge vaadake. On sul mingid soovitusi veel neile anda? Et kuna see on nagu nii tundub, ma mäletan, see tundus nagu nii suur otsus ja nii oluline asi. Mis sa tahaksid neile kõikidele noortele lõpetajatele öelda? Mina ütleksin, et see ei ole nüüd nii suur, võib-olla kui hetkest tundub, aga pange selga midagi, mis on mugav. Sellepärast, et 9. klass oli 35 kraadi õues ja see vahukorra kleit vist lõpuks nagu veitis läbi. See oli kohutav, nii palav oli. Pange miski, mis on mugav, saad liikuda sellest, pärast lähed nagunii ju äftekale. Nii et mis kleidid sa siis tantsid. Aga ikkagi näe hea välja, et seal oleks enesekindlust ka, seal särada. Just, no väga hea, et mitte üle mõelda ja et oleks mugav ka, just väga hea. Aga milline su enda stiil on ja võib-olla toome siia juurde selle ka, et milline on noorte stiil üleüldse ja milline selle kõrval siis sinu stiil nende noorte keskel siis on? No nüüd tuleb ära liigitada, kes on noor. Mina tunnen, sina oled nagu noor, mina olen, ma ei tea, ma olen ikkagi nagu boomer, sina oled Gen Z, et sa nagu oled noor. Ma enam nii noor ei ole, kuigi ma olen noor, aga ma ütlen, et ma räägin nagu sinu ealistest. Mida noored kannavad? See on väga hea küsimus, mis nad kannavad. Kõik, mis ma arvan sotsiaalmeedias näha on. Aga ma võib-olla alustan enda stiili defineerimisega, et mina väga hindan mugavust. Aga samas, täna ma ütlesin ka enne salvestamist, et mõtlesin, et okei, et moe podcast, panen ennast hästi mingi moodsalt riidesse, tulin ikka täiesti mustas, on ju. Aga selles mõttes, et ma ikkagi kombineerisin enda lemmikud, mingid Ivo Nikola püksid ja kõike värki-särki, et aga mina hindan mugavust, lihtsust tegelikult, sest minu jaoks on mida vähem, seda rohkem tegelikult. Ja ma värvidega pole tegelikult üldse mänginud. Mulle meeldib hästi neutraalselt hoida. Nüüd, kui ma blondeerisin oma juuksed, ma hakkasin rohkem kandma heledaid värve, mis tuli välja sobivad mulle rohkem. Mu rohelised silmad tulevad välja, on ju. Aga ja mulle meeldib mängida asjadega, aga seda ei ole näha, sest et ma ikkagi mängin nii nagu õrnalt nendega. Et need on... Kas noorte sees üleüldse on kuidagi see minimalism nagu, on see on nagu üleüldine siuke trend ja vaata quiet luxury, mis kõik tuleb, on ju, et kas seda on noorte seas ka, mingi, et ma mäletan, kui mina olin noor või ütleme teismeline siis niimoodi, siis oli nagu mingi full roosa, ma mäletan mingi Avril Lavigne era oli, mingid suured DC-d olid jalas ja mingid, see oli kõik suur, see oli kõik nagu nii too much, on ju, et kas nüüd nagu kuidagi see hakkab vastanduma või noorte seas? Ma arvan, et see, millest sa rääkisid, tuleb ka kindlasti tagasi üks hetk. Kindlasti, aga praegu nagu on küll selline, kui sa mainid old money, sul on ka selline tore outfit, millega läks nagu paadiga kuskil Itaalias, on ju, naudid hetke, aga praegu noored küll kannavad mingid laia säärega Texasi, on ju, pušad, need ei lahku vist kunagi moest, aga kus juures ma märkasin, et ma ostsin endale paar aastat tagasi sellise käekoti Longchampi oma ülikooliks, on ju. Kõigil on see nüüd. Ja see ongi, sest ta on hästi lihtne, on ju. Ja ta on ka sellise old money stiiliga. Ja need Ralph Laureni kampsunid ja kõike muud, et need on, praegu on jah, mingi vaikse luksuse stiil moes. Jaa. Tommy on väga, seda kannab välja. Nende nägu on ju Sofia Richie on ju ja ta on nagu ikoon selle stiilis ehk sul on õigus. Aga mis siis on praegu, ütleme, juba mingid märksõnad siin käisid läbi, aga ma arvan, sa oled nagu kõige õigem inimene, kellelt küsida, mis on praegu kõige suuremad trendid nagu moes. Just siuksed, mis nagu tõesti on nagu väga hitinud. Kas sulle meeldib või mitte? Aga lihtsalt, ma tahtsin öelda, et me tegelikult alustasime oma podcastiga nüüd aega ja seal me hindasime ka erinevaid trende. No võt väga hea. Ma teen teile kokkuvõtte, väga veidrad asjad on moodi tulnud ja ma saan aru, et inimestele meeldib katsetada muidugi jumala eest. Aga me räägime nagu mingid, ma ei oskagi eesti keeles jelly sandals. Nendega millega sa ujulas kõnnid põhimõtteliselt. Need on moes, siis püksid, mis on natukene üle põlve, nagu retuusid põhimõtteliselt, aga nüüd nagu väljas käimise püksid sellised. Ma ei tea, kas sa kunagi kannaksid, mis sa mõtled on? Nendel on seal kindel nimi ka need põlvpüksid nagu on jah. Põhimõtteliselt jah. Aga mitte nagu jah, pikemad enam siuke 7/8, vaid hästi täpselt põlveni on ju. No ma ei tea, kas see nüüd läheb moe alla, aga ongi need väiksed labuubud. Kas sa tead, mis siis on labuub?
sa ei tea, mis see Labubu? Ei tea. Labubu on selline nagu võtmehoidjaga kaisukas ja see on hästi moes praegu ja tekitab väga palju nagu diskussioone selle ümber. Kaisukas? Ja, aga ta ei ole kaisukas, ta käib koti külge, nagu Ameerikas pannakse selle Birkini külge neid. Aga nüüd, kui sa ei tea, ma pärast näitan sulle, see on ka üsna huvitav, mida inimesed kannavad. Äkki õnnestub monteerida see pilt siia. Ja inimesed panevad seda nagu oma teksade ja pükste külge igale poole. Igale poole pannakse ja minule endale see väga ei meeldi, sest mulle meeldib ikkagi hoida asju võib-olla elegantsena ja rahulikuna, et väike see mänguassi seal kõrval. Aga miks see on lahe? Kust ma tean, ma ei ole ka aru saanud selles mõttes. Võib-olla see on nagu annab mingit sellist erilisust või mingit aga neid saab siis iga üks nagu mingi oma näolise osta või kuidagi või? Ei, see on siis see, et sa ostad selle paki ja sa ei tea, missugune sulle tuleb. Nii et peaaegu. See on see turundus seal taga. Ja täpselt see on see turundus seal taga. Aga sellised mingid veidrad trendid. Mis veel? Ma üritan mõelda, Kuule, kas skinnid tulevad näiteks, no ma mäletan meie enda Denim Dreami disainer ütles, et ikkagi need skinnid tulevad, aga siis ma üldse ei kujuta ette, et nagu, et peaks hakkama jälle neid kandma. Kas see tuleb? Juba näed, et tuleb? Natukene küll, aga ma ise ei ole ka kandnud skinny jeans aastaid, ainult siis, kui mul on mingid ägedad pikad saapad, siis nagu laiad teksad on ja ei sobi. Aga tuleb küll vaikselt tagasi, aga ma arvan, et mitte kauaks, sest et laiad püksid on tegelikult ju mugavamad. Mina näiteks siis nad hingata nendes skinny jeansides on ju, et laiad püksid on mugavad ja võib-olla tuleks nad ära proovida uuesti, anda uus võimalus kõigele. Nii et võid öelda neile, et tegelikult on tagasi. Okei, tegelikult on kindlasti neid, kes igatsevad, aga... Ja, aga need võib-olla veel nooremad ei ole nõus sedast, et kandma, sest et nemad ju just kandsid, on ju, et meie jaoks me oleme sellest trendist juba möödas. Aga mis veel? Tuleb sul veel midagi pähe sükest? Selle suve veel süke megatrend? Suvel. Värvid, mis... Tegelikult suvel kantakse praegu palju nagu kas... ma ei saa öelda, et mehed kandsid neid, aga meeste lühikesed püksid on tavaliselt natukene pikemad ja laiemad. Ja nüüd on aga noored neid kandma. Ma näen nagu TikTokis ja sotsiaalmeedias inimesed panevad vöö ümber ja kannavad neid, on ju. Ma võin proovida. Isegi sellised viikarilaatsed ja just. Need viikarimad üldse ei meeldi mulle. Need on nagu, ja siis põlvikud ka, et sa nagu tantsupeol, on ju. See ei ole minu stiil. Imagine Dragonsi laulja kannab need väga hästi välja. Ta kannab kõike hästi välja, ta kannab kõik ilusti välja. Aga tal on ka kõik alati need täpselt need sortsid, aga need on jah jõudnud nüüd naiste juurde. Ja, aga no... Naised, või no võib-olla noored ei kanna enam nii palju kleite ja seelikuid, kui ma tahaks, on ju. Ma ise ka ei kanna. aga võiks küll kanda minu meelest rohkem mingeid selliseid flow'isi kleite ja nautida ikkagi suve. Äkki suvel ikka. Äkki suvel tuleb välja, et ma pean moodi. Selle Toomas sellepärast, et enne siia tulekut õhtu enne ma postitsin ka Instagrami mingi video, kus ma teipisin oma pintsakut. Sellepärast, et see ei olnud nii kokku võttav, kui ma tahaksin, on ju. Ja siis ma põhimõtteliselt võtsingi kahepoolse teipisin kokku ja see ei tulnud lahti, nägi hea välja, inimesed ei arvanud seda ära ja keegi kommenteeris, et äkki see tulebki moodi nüüd. Jah, jumala geniaalne mõte oli. Äkki tuleb, kus näeme, et kõik on moes. Et too need kleidid siis suveks vähemalt moodi tüdrukute selga. Siidiseelikud on ka, need mulle ka meeldivad, hingavad, ilusad, lähevad küll kortsu jumaloiaga. Ja saab kanda nii tennise kui ka pidulikult vaata mingi suure pluusiga viisakamalt. Ja just täpselt, et võib-olla hetkel rohkem trende niimoodi ei tulegi, et... Ja. Saime piisavalt, väga hea. No võt, aga lähme siis, hakkame algusest, nagu meil kombaks on sinu siis lapsepõlvest. Võib-olla ma küsiks siis niimoodi, et saad aru, milline su see päris loomus on, et milline oli see väike Laura, mis talle teha meeldis, milline ta oli, milline roll, vaata teil on ka nagu, kas on õde? Mul on vanem õde, mul on vanem õde, kes on minust 3 aastat vanem. Ja siis, et milline roll sinul näiteks selles peres ka oli, vaata igal ühel on taas nagu mingi oma roll, on ju. Et räägi lahti see väike Laura meile. Väike Laura oli hästi lõbus. Ja mulle meeldis palju nalja teha ja lollusi teha, aga minu jaoks nagu... Ma ei suuda mõelda lapsepõlve enne seda, kui me hakkasime juba sotsiaalmeedias toimetamast. Et mina alustasin sotsiaalmeediaga, kui ma olin 9. 9, mul on ka noorem... See ongi lapsepõlv. Mul on noorem poolvend, kes
nüüd küll on vist 12-13, aga et kui ta oli 9, ma mõtlesin, issand, kui noorelt ma alustasin, et see on ikkagi nii kummaline tagasi vaadata. Aga võib-olla mingid asjad, mis on nagu nüüd tagasi enda vanemaid kuulates meelde jäänud, et ma solvusin väga palju, sest et ma olin keskmine laps. Ja keskmine laps tahab väga palju tähelepanu. Ma arvan, et mul oli 100% tähelepanu vajadus ja see on okei. See on täiesti okei. Ja ma olin kogu aeg enda vanaema õe varjus, mis on ka normaalne keskmise lapsena. Aga ma solvusin hästi palju ja ma tõsin hästi palju tähelepanu ja kõikide nende lolluste ja lõbutsemiste keskel ma ka jonnisin palju. Aga sellegipoolest mul oli lihtsalt tore olla. Ja võib-olla mu positsioon, ma tahtsin teha kõike, mida mu vanem õde tegi, mis on loogiline, sest et on ju nagu mulle eeskujuks ja kõike muud. Ja nii ta läks ka sotsiaalmeediaga täpselt, et hakkasin ka tema järel minema, kuigi me alustasime koos tegelikult YouTube'i kanaliga. Aga hakkasin tema järel minema ja me mängisime nagu veel enne sotsiaalmeediat lastena ka kogu aeg oma vanaema ja vanaisa juures nagu mingid poode ja asju. Ja siis mu õde pani mind ette ütlus kirjutama, kui ma olin mingi 5 ja ma isegi teadnud tähti võib-olla. Et ma kuulasin väga oma vanem õe sõna, nii et selline olin mina. Kogu aeg kuulasin oma õde ja proovisin nalja visata. No vot, aga no vot, okei, siis ma võib-olla küsingi niimoodi. Milline nägi siis sinu lapsepõlve, ütleme, igapäev välja peres, kus see sotsiaalmeedia ja kaamera oli nagu nii varajases eas nagu igapäeva osa? See nägi välja selline, et me isegi salvastasime oma koolipäevasi, et hommikul ärkad, paned ennast valmis, paned selle koolivormi selga, käid koolis küll ei lubatud filmida, mida me ka ei teinud, aga tulid tagasi ja siis hakkasid uuesti filmima ja ideid mõtlema ja ma mäletan, et põhimõtteliselt nagu koolitunnis ma mõtlesin, okei, mis videot ma lähen koju filmima, mingi 10 asja, mida mina vihkan kooli juures või mingi 5 outfit'i, mida mina koolis kannaks, et kõiki neid asju, et koolis kogu aeg nagu mõte käis selle osas. Ja nägigi välja, et hommikul lähed kooli, tuled pärast lõunal koju, mina mängisin võrkpalli ka või käisin siis iluvõimlemas veel nooremana, et tegin need harrastused ära ja siis hakkasin toimetama oma mingi kire osas, et selline nägigi ja nüüd kui läksime natukene vanemaks, siis oli, et hommikust õhtuni filmid. Lihtsalt oma elu, mis oli väga kummaline. Me kutsusime sõbrad enda juurde, filmisime oma elu, mis me tegime, kus me shoppasime, kus me sõime, kõike muud ja see kõik toimus meie nagu korteris, mis nagu oli väga, väga huvitav tagasi vaadates. Ja. Kas seda te tegite ka kogu aeg nagu juba koos või sa hakkasid nagu ikkagi eraldi kanalil? Ma ei tea nii täpselt, kuidas see algus, sinu karjääri algus siis oli just. Oligi nii, et me alustasime Mariaga koos YouTube'i kanaliga, mu vanemade õe nimi on Maria ja võib-olla 3. videol ta ütles, et ma hakkan nüüd üksinda tegema, mida ma ka lubasin. Ma ei saanud olla, et sa oled vanem õde, ma teen kõike, mis sa ütled, on ju. Ja siis ta hakkas üksinda seda teekonda minema ja ma tegin sinna kõrvale oma kanali ja hakkasin seal oma asju tegema. Ja niimoodi me nagu mõlemad oma jälgiskonda kasvatasimegi. Ikkagi eraldi kanalid. Me läksime eraldi, aga üks hetk ma tundsin, et ma ei taha enam YouTube'i teha sellepärast, et see on liiga Maria asi, et ta juba hakkas nagu saama nii palju tähelepanu sellest ja tunnustust, et ma jätsin nagu YouTube'i sinnamaale ja võtsin selle uue platvormi, milleks tohetk oli Musical.ly, mis siis oli TikToki, vaat see kindlasti ei tea, ma tean. Aga Musical.ly oli TikTok ja hiljem siis ostis selle ära endale. Et sellest kasvaski TikTok välja nagu sarnane siis. Täpselt ja Musical.ly's ma tegin ka lihtsalt endast videosi, kus ma siis huultega liigutasin laulusõnu, on ju. Et see oli minu karjääri algust, et seal ma kuidagi kasvatasin oma jälgijaskonna ja oma kogukonna ja siis samal ajal me tegime mõlemad nagu Instagrami ka, kus oli pigem staatiline sisu, et kõike seda, et kogu mu lapsepõlv oligi lihtsalt sotsiaalmeedia keskmes, et nüüd tänaseks juba 10-9 aastat jagada oma igapäevaelu on olnud õpetlik selles mõttes küll. Kuidas see sinu enesekindlust on mõjutanud? Ma mõtlen nagu täna ilmselt nagu ongi sa oled 10 aastat seda teinud, aga just ma mõtlen see alguses, kui sa olidki võib-olla 10-aastane, 12-aastane tüdruk ja sa kõike jagad. Esiteks mina nagu selle buumerina siis olen mõelnud ja minu arust teadlased on ka öelnud, et buumerite eelis on see, et see sotsiaalmeedia ei olnud nendel veel selles, ütleme, selles kõige õrnemas eas. Meie ellu tuli see siis, kui me olime juba mingi 20+, on ju. Aga et
thank God, et siis, kui ma olin see tiinekas, kes täiega oli vaja et kõigile meeldida ja teiste arvamus on nii oluline, see kõik see võrdlemine, et seda ei olnud veel siis, kui ma olin see kõige õrnemas siuke tiineka eas, on ju. Et kuidas sinu enesekindlus just selle seas nagu mõjutas? Väga palju mõjutas ja kusjuures Liisu Miller ütles ka teil siin, et ta oli õnnelik, et ta leidis sisuloome, kui ta oli juba välja nagu kujunenud inimesena, mis ma arvan, ma ei ole tänase päevanegi välja kujunenud täielikult. Aga alustades 9-aastaselt mul ei olnudki enesekindlust ja ma võib-olla isegi ei teadnud, mis see oli. Ja mul on nagu eremälestuspilt sellest, kuidas meil käis, kui ma olin 11 kodus, üks telekanal küsis meilt intervjuud Mariaga ja me andsime ja ma rääkisin, kuidas koolis nagu visati nalja selle üle, et ma tegelen sotsiaalmeediaga ja kõike muud ja mul tekkisid see kompleksid ja hiljem ma vaatasin seda järgi ja ma hakkasin nutma sellepärast, et see saatejuht oli öelnud, et Laura on kasvatanud paksu naha. Ja ma arvasin, et see tähendab, et ma olen paksuks läinud. Ja ma nutsin ja ma mäletan, mu ema hakkas kohutavalt naerma. Ta oli mingi, see ei tähenda, sa oled paksuks läinud. Ma mõtlesin, et öeldakse lihtsalt niimoodi saadetes telekas on ju, et väike laps on paksuks läinud on ju. Et mul tekkis nii palju kompleksi sellest, aga tuli välja, et see tähendanud seda ja siis ma sain teada, et okei, võib-olla ma olen siis paksu naha kasvatanud on ju, aga kindlasti nii ei olnud. Et selle paksu naha tänaseks ma olen küll kasvatanud. Ja ütleme nii, et mind ei ole kunagi nagu, ma ei ole kunagi võtnud kuulda nii palju teist arvamust, aga päeva lõpuks minu töö ju tegelikult sõltub teist arvamusest ja nagu minu ülemus on teist arvamus, ma vahest mõtlen. Et ma ei laseks, ma ei taha anda sellele nii palju võimu, aga nii on, et kui ma päeva lõpuks nagu põhimõtteliselt ei meeldi kellelegi sotsiaalmeedias ja kõik teevad nalja üle, siis mul ei oleks ka tööd, on ju. Et see on kindlasti mõjutanud mind ja võib-olla üks suurimaid nagu väljakutseid kogu selle teekonna keskmes ongi olnud enese nagu kahetsus, et ma hakkan endast kahtlema väga palju, kui ma postitan, sest et ma ju tegelikult jagan teiega kõike endast, jah. Mõned lihtsalt ma jätan enda teada ja ei anna teile teada, aga ma näitan nii palju ennast ja just nendes aastates, kus sa oled kõige haavatavam. Et see on olnud üks suur väljakutse ja see on siiamaani üks suur väljakutse kogu selle tähelepanu keskmes olla. Et sina ka täna ikka veel kahtled ja mõtled, mida postitada või? Kogu aeg. Uskumatu. Aga kui palju sa võrdled teistega? Võrdlust ei ole. Ja siin on olnud väga suureks eeskujuks jälle, kes mu vanem õde, kes on nagu 100% tema ja hästi autentne ja ma olen proovinud ka seda autentsust leida ja ma olen näinud, et see läheb inimestele rohkem peale ka. Et kui me nüüd võtamegi, kui ma olin 14 kuni 16 või 17 tegin sotsiaalmeediat, siis ma nagu maalisingi sellise perfektse pildi endast. Ma tahtsin olla ka perfektne. See on see vanus, kus sa tahad kõigile meeldida. Aga nüüd, kui ma olen nagu vanemaks saanud, 2 aastat hiljem, ma saan aru, et nagu tegelikult see autentsus on see, mis inimestele meeldib, et samastada, et me keegi ei ole perfektne ja see on okei, et ma proovin ka leida tasakaalu selle kõige keskmes, aga et kui ma näitaksin kogu aeg, kui mitte perfektne ma olen, siis ma muutun haavatavaks ka, et see on seal on ka see kuldne keste, on ju. See on nagu, elu on üks münt ja sellel on kogu aeg 2 poolt ja see on nii raske selle 2 poole vahel vahetada. Aga milline on, Laura, kõige autentsem versioon sinust? Kes on see autentne Laura tegelikult? Autentne Laura on tegelikult see, keda te natukene ikkagi näete kogu aeg kuskil, kas siin podcastis või kuskil mujal, aga autentne Laura või ütleme, mis on need küljed, mis võib-olla see ei paista nii palju siis välja? Mida see nagu võib-olla Mulle ei meeldi nii palju, ma ei ütle mu naljad välja tulevad, aga mulle meeldib palju teha nalja üldse elu üle ja kõige üle, on ju. Et seda ja kindlasti Laura on ka vahest kurb ja vahest on hästi-hästi suuri katsumusi elus, millega toime tulla ja seda ma lihtsalt ei jaga, sest et ma olen nii positiivse ellusuhtumisega, et ma ei taha seda jagada ja ma tahan jagada elu häid külgi, on ju. Et võib-olla neid asju ei ole ma pannud niimoodi sotsiaalmeediasse, et autentne Laura tunneb ja kogeb ka mitte kõike nii positiivseid asju. Mis on su kõige suurem katsumus olnud seni? Kõige suurem katsumus. Mis võib-olla kõige rohkem sind nagu õpetanud, vaata ka, tavaliselt on, sealt me võtame kõige rohkem kuidagi kaasa. Võib-olla kas ei taha jagada, ei pea nagu? Ma üritan sõnastada nii, et võib-olla on olnud see, et nagu noores eas näha, et miski pole igavene. Et ma olen pidanud kogu need edulugude keskmes ka pidanud mõningaid kaotusi üle elama ja saad aru, et miski pole igavene ja kõik võib nipsust kaduda su elus ja saad aru ja sellega toime tulla ja see on tegelikult andnud mulle ka nii palju omadusi, mida ma enda juures hindan, nagu näiteks see, et ma üritangi võtta päev korraga, mitte asju nii tõsiselt näha, et nautida, olla hetkes ja tundu rõõma kõigest, mis nagu täna siin on ja ma olen õppinud väga palju tänulikkust kuidagi väljendama ka
ja näitama, et kui vaadata minu võib-olla sotsiaalmeediat, sa näedki, et ma reisin ühte kohta ja teen seda koostööd ja olen nagu seal, aga kõige selle vahel ma tunnen nii palju tänulikkust ja ma saan seda kõike kogeda ja jällegi ma hakkan endast kahtlema, et kas ma väärin seda kõike või miks ma üldse teen seda, aga samas ma olen mingi, et ma ei peagi kõike teadma tegelikult ja tuleb olla hetkes ja nautida seda, mis sulle on elus antud ja tunda rõõmu sellest. Ja see on hästi huvitav, et see tänutunne tekib või kasvab sinus elus ajaga ja nende kogemustega, kõige valusamate kogemustega. Et siis seda rohkem sa oskad olla jälle tänulik nende asjade eest, mis sul on. Sa mainisid enne korra tulles tagasi selle kogu sotsiaalmeedia alguse juurde, seda Laura ütleme, sinu sükest nagu tiitlit või ja kuskil podcastis sa ütlesid ka, et sa oled nagu põgenenud terve elu sellest tiitlist, et Maria Rannaväli õde. Ja siis, kui sa selles podcastis rääkisid, siis mul lihtsalt võib-olla jäi see, et ma tahaks nagu päriselt rohkem aru saada, et võib-olla sealt ma ei saanud seda vastust enda jaoks, et tõesti see, et ma kujutan ette see nagu surve, täpselt sa tegid ise ka YouTube'i alguses, et nagu jõuda nagu, et kas oli see surve, et jõuda ka nagu sama mingi kaugele või mis hetkel sa tundsid, et see kõige rohkem sind kuidagi survestab või see kuidagi kõige rohkem sulle haiget tegi see tunne ja kuidas sa siis oled õppinud sellega mingit nagu rahu tegema? Tänaseks päevaks ma olen õnneks rahu teinud sellega, aga kui minna nüüd tagasi, siis pigem oli see, et mu õde saavutas nii palju, mida oli nii äge näha, aga ma teadsin, et ma ei suudaks kunagi samades jälgides nagu saavutada sama. Ehk ma otsustasin minna teist rada pidi, ma alustasin võrkpalliga, mängisin seda, lootsin, et äkki sealt ma saan oma tunnustuse kätte. See ei olnud nii, et mu vanemad nüüd oleks mingi, et Maria, sa oled nii tubli, Laura, mine nurka. Ei, jumala eest mitte, mind tunnustati iga väikest asjade eest, on ju. Aga mul oli endal see nagu see, ma tahtsin seda tunnet nagu kogeda, et jess, ma tegin ka ära selle, on ju. Ja mul oli nii suured unistused võrkpalliga, aga tuli vigastus ja ma ei saanud seda jätkata ja see tegi mulle nii palju haiget, siis ma mõtlesin, et okei. Võib-olla ma pean ikkagi sama rada minema, võib-olla see on möödapääsmatu, on ju. Ja siis ma läksingi seda sama rada oma õega, aga jällegist ma tundsin, et ma teen sama asja ja nagu ma ei ajanud tagasi seda tunnustust, aga ma ikkagi tahtsin, et nagu mind märgatakse ka väljaspool Maria varju, oma vanemaja varju. Ja ma leidsin, et ma pean oma niši leidma. Ja ma hakkasingi tegema natukene teistsugust nagu sisu, rohkem võib-olla moe ja ilu teemadel, fookus sellel asjal ja ma nägin, et sealt ma võib-olla saan ka sellist jälgiskonda, keda Marial ei ole. Ja nüüd seda rada pidi ma olen läinud ja näinud, et nüüd ma küll ei ole ikka tema tasemel, aga võib-olla kuskilt mujalt, et näiteks brändireisid asjad, mida ma olen saanud viimase aastate jooksul nii palju kogeda, mis on olnud ülimalt äge ja ma olen nii tänulik selle üle ja nagu selle kõrvalt neid asju kogeda, mida keegi teine pole, on olnud väga vinge ja nüüd ma olen saanud selle tunnustuse enda sees. Et ma ei otsinud tegelikult kunagi oma vanemate või kellegi lähedaste tunnustust, vaid enda jaoks nagu tunda see, et ma tegin selle ära, et seda ma otsisin ja ma olen täna selle saanud endalt. Nii et... Jaa, sa oled väga tubli ja just see, et täpselt sa oled seda ikkagi oma teed ja tegelikult te olete väga erinevad nagu mingis mõttes ja ikkagi nagu erinev sisu või selline, et ma kujutan ka ette, et teil on juba, et teil on kindlasti väga palju ühiseid jälgeid, aga ka täitsa nagu lahku mingis nagu osas need. Tagasi vaadates ma tunnen ennast nii halvasti, sest ma olin ju alles nagu laps, kui ma tahtsin erineda. Ma isegi ei teadnud, kes mina olen. Ma tänase päevani ei tea, kes ma olen ja see on täiesti normaalne. Mul polnud õrnaima ka, mida ma väärtustan siin elus, kes ma tahan olla, kelleks ma tahan saada ja sellega nagu ma ei teadnud neid asju ja ma tahtsin ikkagi eristuda oma õest, mis nagu tegelikult on üsna võimatu. Nii et ma nagu ajasin tagasi seda võimatut, mis on nii kahju. Aga selle eest ma olen kujunenud täna välja sellisena, nagu ma siin olen. Just, väga lahe. Ma ise teen ka on ju sotsiaalmeediat ja see on ka üks osa nagu minu tööst. Ma näen sind vahepeal nendel, ma sõidan autoga ja ma näen su nägu kuskil reklaamis. Ma olen hello, nii nunnu. Nüüd me vähemalt päriselt teame. Ja, just täpselt. Ja siis mina lihtsalt olen vahepeal nagu kimpus sellega, et kui see on saanud nagu üheks minu töö osaks, siis kohati mul siuke tunne, et ma olen nagu aina rohkem sellest telefonist ja sotsiaalmeediast ise ka nagu sõltuvusse jäänud. Ja siis ma isegi lähen vetsu vahepeal selle telefoniga käes ja siis see tekitab mulle kohati nagu ärevust. Õnneks mul on lapsed, kes nagu ma lähen nendeks, siis telefon läheb eemale, aga muul ajal on nagu kogu aeg, ma tean, no kuidagi see tunne,
kõike peab jäädvustama, et elu ka ainult toimubki siis, kui seda on jäädvustatud ja kuidagi see ärevus ja täpselt see sõltuvus ka. Ja sa oled ise ka välja toonud, et sa oled olnud nagu sellest natuke läbi põlenud mingil hetkel, et võib-olla lihtsalt, ma arvan, neid inimesi on lihtsalt väga palju, kes neid lõputud scrollimisi ei saa telefon käes ja seda ärevust tekitab, on nagu nii palju, et mis sa täna oled nagu sellest läbipõlemise kogemusest või õppinud, et mis sa täna teed niimoodi, et seda kõike natuke vältida? Ma ei taha nõuandeid anda, sest see, et nad on sotsiaalmeedias, maksab minu arveid. Aga ma teen nalja, ma teen ainult nalja. Olge, see on väga positiivne. See pole paha. Ei. Muidugi on raske leida tasakaalu millegi nagu keskmes, mis on sõltuvust tekitav. Sinu puhul sa ütlesid, et kui sa oled enda lastega, siis jätad nagu telefoni eemale. Minu puhul on, et kui ma olen inimestega otses mõttes, kui ma olen oma lähedastega, oma perega, siis ma jätan telefoni kuskile, ma pööran ta teistpidi ja ma ei vaata seda. Aga mulle meeldib tuua vabandusena, et see on mu töö ja ma pean jälgima teiste tegemisi, aga tegelikult ei pea. Lihtsalt minu puhul ma olen märganud, et see ei ole jällegi nii tõsine, sa võid vahest eemal olla, midagi ei juhtu. Keegi ei sure ära, keegi ei kao ära, keegi nagu, vahest oli see tunne mulle, et kui ma ei postita iga päev, siis inimesed unustavad mu ära. Mis nagu, las nad unustavad mu ära, see ei ole nii oluline, et ma võtsin kõike hästi olulisena, et ei ole nii tõsine asi ja ei pea kogu aeg postitama. Keegi ei märkagi tegelikult võib-olla. Keegi ei märkagi, keegi ei pööra sul nagu peale nii palju tähelepanu kui sina ise. Nii et selle nagu teadmisega ma praegu proovingi oled sa mingi piir endale pannud, nii, ma ei tea, hommikuti, näiteks mina proovin, ma hommikuti ei vaata, õhtul enne magama, et on sul ka mingid siuksed piirid? Ma pean tunnistama, et ma just hiljuti panin screen time'i endale, sest et minu, ütle välja, palju on, sest mul on ka see mega suur. Sa ei taha teada, ma arvan. 7-8 tundi on sama. Mul on olnud ka. Aga sinna see läheb ka Waze, kui ma sõidan. Sinna läheb ka, see ei ole see, et ma nüüd 7-8 tundi TikTokis vaatan videos, ei, sinna läheb mingid, ma ei tea, kaameras olemine, notesides kirjutamine. Kõik monteerimised, asjad, töötamised on täitsa see ei ole ainult mina sotsiaalmeedia sõltuvuses, aga mina ka hommikuti tegelikult ikka vaatan telefoni, mul ei ole sellist reeglit. Vahest, kui ongi stressi rohkem periood, siis ma küll ei vaata, sest mul on tunne, et see kuidagi tõstab mu kordisooli või kuidagi kohaga närevaks minema, et mis teised teevad, et keegi on juba teises maailma otsas kuskil, ma ei tea, Jaapanis sööb sushit, ma olen mingi, jumal hoia. Aga mina olen see, kes nagu näitab ka vahest sellist elu, et ma olen ka kuskil Ameerikas on ja teen Coachellal videosi, ja tekitan ärevust teistele ei, aga ma proovin ka näidata sellist autentset asja, et ma olen ka vahepeal siin kodumaal ja õpin, on ju, aga selliseid reegleid ma otseselt ei ole seadnud, selle screen time'i ma panin sellepärast, et ma tunnen kohe ära, kui ma satun sõltuvusse. Ma arvan, et kui me selle podcast'i salvestame ära. Et sul annab nagu märku, et sul on 5 tundi täis aitab või? Ja, aga ma panen enda koodikes ära ja olen edasi. Ja, aga vähemalt annab selle märgu. Ta annab märku jah, aga minu jaoks on väga-väga oluline, et kui ma olen oma lähedastega, ma ei puutu oma telefoni. Ja kui me veedamegi aega, ma ei taha, et see telefon tuleks, sest ma tahan olla hetkes väga palju ja jällegi ma olen õppinud oma elus, et kõik võib sekundiga elust lihtsalt kaduda, nii et tuleb olla hetkes, enda inimestega nautida, väärtustada enda aega, anda enda aega neile ka, et see on väga oluline, et ma panen tähele, kui inimesed on telefonis, kui me hängime ja see segab mind. Kas on palju seda? Minust on ka see okei, et see on nagu, et kui keegi oleks minuga telefonis, minu sõbranna ja ta samal oleks telefon, ma oleks mingi hallo, mida sa teed? Sa pead kommunikeerima, kõik on kommunikeerimisest kinni, nagu sa võid öelda, et kuule, ma väga vabandan, ma pean sellele ära vastama, ma pean sellele tegema ja pärast seda ma olen sinu, kõik, siis on hästi, on ju. Et tuleb, see ei ole see, mis sa ütled, vaid kuidas sa ütled ja kommunikeerimises on tegelikult kõik kinni. Väga hea. No nii, okei. Minu peas me oleme nagu lineaarselt jõudnud ikkagi nüüd tänasesse punkti. Täpselt nagu sa oled rääkinud, sul need ägedad koostööd, ägedad reisid, kõik olnud. Mille üle sa oled nagu selle sotsiaalmeedia karjääri osas kõige uhkem ise? Minu koostööleping Yves Saint Laurent Beauty'ga. Ma mäletan, kui see tuli, kusjuures ma olin siin, kui see tuli. Ma olin siin stuudios, kui see tuli, mu õde tegi mingid projekti siin ja ma mäletan, see meil tuli, ma istusin seal diivanil ja ma lugesin seda ja ma mõtlesin, et see on spämm. Vaata kui äge selline full circle moment, ma olen tagasi siin appi kui äge. Aga ma lugesin seda ja mõtlesin, et see on spämm, aga siis agentuur oli nagu päris.
Pidid guugeldama ju? Muidugi ma pidin, ma olin šokeeritud sellest. Aga see agentuur oli päris ja ma vastasin neile ja me saimegi diilile ja nüüd 3. aasta äkki, 2. või 3. aasta ma olen nendega koos töötanud, see on mu kõige pikem selline koostöö olnud ka, koostööpartner ja see on ülimalt vinge olnud, sest et minu jaoks see tähendas, et ma olen nagu väärt seda ja kui nad tunnevad, et mina peaksin nagu nende brändi esindama ja olema see nägu, siis muidugi, ma nõustun teiega, ju siis see on nii ja ma tundsin nagu tunnustust selle üle Muidugi. Ja sellega on kaasnenud ka väga ägedad brändireisid. Ma olen nüüd Poolas käinud ka mitu korda nendega ja igal pool mujal, et see on olnud nii äge ja see nagu kuidagi, see oli minu jaoks see märguanne, et okei, ma teen õiget asja, see on õige, mis ma teen. Sind on märgatud. Mind on märgatud ja ma kavatsen edasi seda teha ja see on nii äge. Ja kuna see on nii prestiižne bränd ka, et see oli lihtsalt, vahest ma ei usu seda, vahest ma olen magama, ma olen mingi, kuidas see kõik võimalik on. Väga äge. Oota, aga räägi lahti. Ma tean, kuidas Eestis enamasti asjad käivad, aga kuidas sellise suure maailma mastaabis brändiga koostöö käib? Räägi, nad võtavad sind aastaks, mida nad sult ootavad, kui palju nad sulle tasu annavad iga kuu, kuidas see värk käib? See käib nii, et... Ma hoiatan sind ette, kuna siin käivad hästi palju sisuloojaid, siis ma olen kõigil ka ausalt rääkinud rahadest, ise tead, kuidas sellest räägid, aga see on üks koht, kus me nagu noortele nagu teeme seda läbipaistvamaks, anname neile ka nagu suunda, et küsige raha, julgemalt küsige ja kuhu nagu ka näed, teed võivad viia, on ju? Alati tuleb julgelt küsida, sest et see saab alati madalamaks minna, seda ma võin öelda. Aga see algab nii, et tavaliselt selliste brändide puhul, mis on maailma tasemel tunnustatud, nad võtavad endale agentuuri. Ja nende eesmärk oligi nagu Baltikumis siis leida mingeid nagu nägusi või sisuloojaid või suunamudjaid või kes iganes, kuidas tahab neid nimetada, et nemad siis kuidagi esindaksid seda brändi ja tooksid seda turule, on ju. Ja nad võtsidki ühendust läbi agentuuri. Tänaseks päevaks ma olen kohtunud ka nendega, kes siis Baltikumis seda asja ajavad, on ju. Mitte selle agentuuriga, vaid siis seal päris Yves Saint Laurent Beauty'ga. Ja nad võtavad ühendust, me räägime tingimustest, postitustest ja minu jaoks on oluline üldse, et see bränd nagu oleks kooskõlas minu enda väärtustega. Ja ausalt öeldes ma olen ka enda väärtuseid saanud seada Yves Saint Laurent Beauty'ga, et nendel on nagu kõik see võib olla luksus ja kõik see, et see on olnud nagu imeline midagi sellist kogeda ja tunda, et ma olen väärt seda. Kui pikaks ajaks nad selle lepingu teevad sinuga? Aastaga, iga aasta me tuleme nagu tagasi kokku ja mõtleme, vaatame tagasi aastale, mõtleme, kuidas see käib ja nii edasi. Mitu postitust või kuidas seal see on, mida nad ootavad sinult? Ma mõtlen, et see on iga aasta nad erinev, sest nad nagu see on loogiline. Kuidas siis viimane aasta? Viimane aasta... Mis nende ootused sul on? Äkki see oli umbes... Ma võin eksida nüüd, aga mingi 5 postitust, see käib tegelikult kampaaniate raames ja see on ka nagu, kuidas ma ütlen, paindlik, et kui ongi mingi kampaania läheb hilisemaks, siis see jää sinna kuusse. Kuna see kõik on nii paindlik, siis nagu on raske võib-olla mingeid numbreid ja asju öelda, aga tavaliselt neil on minu teada, ma ei ole nüüd selles maastikus töötanud, aga brändidel on nagu mingid kampaaniad ette seatud aasta jooksul ja nende kampaaniate raames, siis see sisulooja peabki nüüd jagama mingit seda toodet või tuleb mingi uus toode, lansseerimised, kõik see värki-särki on ju, et selle raames ongi need postitused ja siis on ka need reisid on ju, nende jagamine läheb sinna vahemikku, et... Kas reisil makstakse kõik kinni? Jah. Kõik lennupiletid, ööbimised, söögid, kas taskuraha kantakse? Aga see nii oleneb jälle brändist. Ütleme need sinu reisid, mis on nüüd olnud? Minu reisid, nad on küll kinni makstud, selles mõttes küll, et ütleme, aga sellest nagu tasuta lõunaid ei ole. Ja tasuta lõunaid ei saa. Nii et selles nagu õigitundu hüvede keskvel ma olen ka pidanud ju seda kõike jagama ja tööd tegema. See ongi töö, see on sinu töötasu. Aga vaata, mul on, kuidas ma ütlen, mul on vahest enda jaoks ka raske aru saada, et see on töö. Et ma elan teiste inimeste unistusi nagu praegu läbi ja ma jagan seda ja ma otsisin väga pikalt oma teekonnalt seda miks küsimust, nagu et miks ma teen seda, mis väärtust ma loon sellega, kellele ma teen seda. Aga nagu kogu selle aja jooksul on lõpuks tulnud välja, et need noored ise tulevad minu juurde, kas tänaval või kirjutavad mulle, et tegelikult see inspireerid mind. Ja sa annad mulle nii palju jõudu teha seda, mida ma tahan. Ja ma saan aru, et see ongi mu miks, et ma inspireerin noori ja kogedes kõiki neid reise ja muud, siis ma unustan ära, et see on mu tööst, et esmalt ma elan oma lapsepõlveunistusi praegu läbi ja ma täidan neid ja see on olnud nii tore tunne. Ja siis seda kõike kogedes ma unustan ära, et see on töö.
et tegelikult ma ei lähe puhkusreisile, ma lähen tööle. Aga ma tean, et inimesed müüksid mingi oma jala, et seda kogeda, nii et ma olen väga tänulik, et mul on antud selline võimalus universumi poolt. Täiega. Soomes tehti kunagi siuke korralik siuke sotsiaalmeedia või nagu sisulad ise tegid selle ja pärast seda ei olnud ühtegi siukest ainult mingi toote põhjal mingit koostööpakkumist, kõik oli nagu ühesõnaga Eestis on see samm tegemata. Eestis on väga mitmed sammud tegemata tegelikult ja olles ise nagu käinud nendel reisidel, kus ma kohtungi Baltikumi tüdrukutega, kes teevad seda sama asja. Leedus on üldse sotsiaalmeediamaastik nagu 10 korda kaugemal kui meil ja Eestis on nii palju samme tegemata, et jõuda sinna võib-olla tegelikult, kus me tahaks olla. Aga kuidas ma ütlen, ma küll käin koolis on ju samal ajal, aga ma proovin anda endast kõik, et võib-olla jõuda sinna. Eestis, et ma praegu uuringi, kus mujal maailmas, kuidas asjad käivad. No sa mainisid, et sa valid ikkagi nagu koostöö võtad vastu selle põhjal, mis ikkagi sinu enda ju, see on oluline, et see sinu väärtustega läheks, see toode või see meeldiks sulle. Kas on mõni pakkumine olnud selline, millel sa oled nagu näiteks mingi suur pakkumine, ma ei räägi mingid väikesed siuksed koostööd, aga mingi hästi suur pakkumine, millel sa oled nagu pidanud ikkagi ei ütlema, sest kurja, seda ma ei saa ju teha ometi, et see üldse, kas ei ole minu toode? Ma nüüd ei tea, kas suur pakkumine. Võib-olla on olnud, kus on mingi toode, mida nagu see summa on nii ilus, särab, ma näen seda oma meilis ja ma olen mingi, ma ei peaks muretsema järgmised pool aastat oma elus või nagu aasta, on ju. Aga siis esmalt ma tean, et kõik, kes jälgivad mind, saaksid aru. Nad saaksid aru, et ma ei kasuta seda päriselt. Ja siis ma murraksin usaldust enda ja jälge vahel, mis tulevikus tähendab, et nad ei usalda mind ja kõik mu tulevased koostööd on nagu allamäge. Ja olen. Aga mina ja minu armas manager, kellega ma koos töötan, oleme lahti mõtestanud selle endale nii, et kui ma ütlen ei millelegi, siis teine uks avaneb ja tulevad veel paremad asjad. Ja ma nagu olen nõus ohverdama midagi sellist, et kõik parem jõuaks minuni. Okei, räägime sellest managerist ka, sest et kui ma siin Taglase üritusel nägin, siis ma mingi, vau, niimoodi saab ka. Ta pani käe ette ja ütles, et oodake, ei räägi Lauraga. Ja, vabandust, kõik küsimused otse ainult mulle. Ja, ma olen mingi, kus sa täna oled? Mul küsitakse summas ja miks sa siin minuga ei teen nalja, et tal on ka töö. Aga väga lahe nagu selles mõttes, et selles mõttes on nad samm Eestis ka edasi mindud, näed, et sina oled selles mõttes üks hea näide, kus ongi, ma vaatasin eemalt, et üritusel just kui nagu oled oma sõbrannaga, sina ei pea kogu aeg mõtlema, kuidas endast ja nendest asjadest pilti teha. Tema sind muudkui filmis pildistas, sina said rahulikult tegelikult üritust nautida, et võib-olla räägi see manageri koostöö nagu selles mõttes lahti, et kuidas see käib, et kuidas teil nagu need asjad jaotatud on ja kuidas see toimib? Minul kohutavalt vedas enda manageriga. Selles mõttes, et ma tegelikult sain selle idee puhtalt oma õelt. Tema võttis omale managerist, et tal oli lihtsalt nii palju pakkumisi ja värki-särki. Siis paar aastat tagasi suvel, oligi 2 suve tagasi, ma tundsin, et mul on ka pakkumisi nii palju, et ma ei suuda enam navigeerida selles mõttes, aga mul oleks vaja abi, et ma olen valmis võtma selle sammu edasi, ma tahan veel rohkem saavutada, ma tahan kõike proovida oma elus ära, mis on võimalik. Ja ma tundsin, et okei, võib-olla ma vajan selleks abiväge, sest et ma olen hästi otsustusvõimetu. Ma olen kaalunud enda tähtkujult ehk otsuseid ma ei oska kiirelt ja võib-olla loogiliselt vastu võtta, ma pean hästi palju kaaluma, nagu kaalud teevad. Ja mul vedas, et minu manager oli siis too hetk, ma olin temaga kohtunud mõndadel üritustel. Ta toimetas ka turundusmaastikul niimoodi. Ja siis ma muuseas mainisin, et tegelikult ma olen mõelnud võtta endale nagu kellegi appi, on ju. Ja ta vaatas mulle otsa, et ütles, et appi, ma olen mõelnud, et äkki ma tahan oma nagu töö kõrvalt kedagi aidata, on ju, niimoodi. Ja boom, sellest ajast saadik me lõime käed ja kirjutada millelegi alla, ütlesime, et no strings attached, proovime ja tänase päevani me oleme hakkama saanud ja ma ei jõua korrata, kui tänulik ma olen. Aga mis tema siis teeb? Mis tema tööülesanded on? Jah, tema lihtsalt hoiab mind professionaalselt, on ju. Aga tema siis haldab minu meile, vastab neile, on minu tugi ja aitab mul ka sisu luua. Et kui me nüüd võtamegi mingi näite, tuleb meil, on ju, siis me vaatame sellele otsa, tal on kuidas ma ütlen, 10 aastat varem minust, tal on palju rohkem kogemus sellel maastikul, mis oli nagu nii vajalik. Ja ma olen näinud, et enne teda ja nüüd, kus ma täna olen, ma olen jõudnud saavutada nii palju rohkem tänu temale. Sest ta lihtsalt oskab näha neid asju, et oskab vahest näha, kus on vaja mingeid võib-olla
tulla inimestele vastu, mitte nüüd küll vähem teha, aga näha, et kas see hind on väärt seda ja kõike muud, et ta on väga abiks mulle, aga kui ongi nüüd koostöö, tema vastab meilidele, me tuleme koos selle plaani peale, ma olen temaga ka seadistanud hinnakirja, on ju, ja kõike muud ja kui vahest mina olengi mingi, et kuule, äkki me peaksime küsima natukene rohkem. Ma kulutasin väga palju see kuu. Siis ta ütleb, et no jaa, aga et vaata, et nemad võib-olla on nagu lokaalne bränd, proovi sellest aru saada, kõike muud on ju, et ta nagu... See on su mõistushääl seal. Täpselt ja jumal tänatud, midagi sellist on. Ja eriti nagu tegelikult ma just praegu meenutan nendel reisidel. Mul tekib hästi palju ärevust. No üks asi on see, et ma olen üksinda seal, see on okei, ma saan hakkama üksinda ka, aga kogu aeg see sisuloome seal koha peal, kõik see nagu, mul on nii hea tunne alati kirjutada kellelegi ja ta aitab mind välja ja ta ongi, et okei, aga tee nii, tee naa ja vahest, kui mina põlengi läbi või mul on nii palju mõtteid, ma olen hästi suur ülemõtleja, mul on nii palju mõtteid, siis ta toob mind tagasi maa peale, ta on mingi, et lahendame selle vaikselt nüüd ära. Et sellised näeb välja, tegelikult on mu terapeut ka, tuleb välja, nagu, ma arvan, mu jutust on kuulda, et ta väga aitab mind ka nagu mingi vaimsetel teemadel ja kõike muud, et ta on väga abiks. Nii tore. Ja nii toimibki. Väga lahe. No mis on veel praegu tänase päeva juurde käib, on see, et Mariaga nüüd ikkagi seda podcasti teetegi kahekesti. Me oleme kolleegid, te teete siin sama stuudios seda. Nii et kuidas see kõik nüüd, ma tean, sa oled muidu vist seal enne ka käinud külas, muidugi. Aga nüüd sa oled ikkagi nagu kaassaatejuht, on ju? Just täpselt. Mis olid sinu hirmud, mis on nagu äge, mis räägi? Ma tahtsin seda väga teha. Just sellepärast, et pikemat aega ma olin tundnud, et ma võin postitada endast nii palju, kui ma tahan. Ma võin teha neid ilusaid nägusi, ilusaid meike nii pikalt, kui ma soovin. Aga mul ei tunne, et ma tahtsin, et inimesed nagu võib-olla näeksid ja kuuleksid, mida ma mõtlen ja natukene oma mõtteid jagada, et näidata, ma ei ole ainult fufu-fafa. Ja siis ma läksin oma õe juurde, et kuule, kas sa ei tahaks koos seda saaret juhtida. See oli sinu ettepanek talle siis pigem niipidi? Vist küll, ma alguses ei julgenud, võib-olla ma nagu alateadlikult proovisin teda sinna suunas viia, ma olin mingi, et mõtle, kui ägedalt me koos töötaks, et mina viskan nalla ja sina oled see tõsine tegelane, aga ma ei tunne, et ma tahtsin mingit väljundit, mingit meediumi, kus ma saaksin ka oma mõtteid jagada ja oma arvamust selles mõttes, et ma olen valmis selle sammu edasi astuma. Aga nüüd on see nagu mündi teine pool, et ma olen aru saanud iga kord, kui ma annan mingeid intervjuusi, kui palju ma neid annan või käin külas kuskil podcastides ise, ma hakkan hästi palju üle mõtlema, mida ma ütlen. Mitte selles ärevuses, ma ütlen midagi valesti, muidugi see ka, aga et ma kuidagi, ma ei julge rääkida või ma ei taha rääkida ja midagi sellist, et tuleb välja, et minu jaoks on seda teha väga ebamugav. Ja ma olen päriselus, võib-olla kui sa küsid autentse Laura kohta, ma olen üsna, ma ei ütle, ma olen vaikne, aga ma pigem kuulan, mulle meeldib palju kuulata, ma ei taha väga sõna sekka öelda, on ju. Ja see tuleb sellest, et ma olen keskmine laps. Ja alati minu vanemõde ja minu näiteks isa või keegi rääkisid omavahel ja ma ei saanud sõna sekka, sest nad olid kordades targemad minust, on ju. Aga selle podcastiga ongi, et ma olen praegu hästi nagu sellises ebamugavas kohas, et proovida arendada enda nagu võib-olla nii õigekeelsust ja mis iganes kõik oma nagu jutuvoolu ja seda kõike muud, et see on olnud hästi ebamugav minu jaoks. Aga mulle meeldib võtta vastu ebamugavaid kogemusi, sellepärast, et ma arenen siis inimesena ja mõne aasta pärast ma arvan, et ma tänan ennast. Praegu ka ma tunnen, ma vuristan, ma räägin nii kiiresti, kas mu diktsioon üldse, ma ei kujuta ette. Ei, sul teeb väga hästi välja. Ja kindla peale, vaata, sa ütlesid, kui sa oled muidu pigem see kuulamisoskus on selles podcastis kõige olulisem lõpuks. Et ma alguses muretsesin ka, mida ma küsin, mida ma teen, aga ka pärast 2 aastat ma olen aru saanud, et tegelikult peab kõige rohkem kuulama, nii et sa oled just võib-olla loodud selleks ära üldse muretse. Ma ütlen, et ma väga... külaline peab rääkima. Ma imetlen sind, sest sa oled väga hea saatejuht. Ma tunnen praegu, sa kuulad mind, mis on suurepärane. Aga ma hiljuti sain nõuande just, kuidas podcasti siis võib-olla läbi viia. Ja meid on 2 Mariaga ja praegu me oleme äkki mingi 3 episoodi välja andnud. Me räägime üksteisest üle kogu aeg. Me räägime samu asju, sest me oleme tegelikult sama inimene. Praegu me oleme tulnud samast kohast, on ju. Meie mõtted on täpselt samasugused ja me kordame ennast ja me proovime selle kallal küll töötada. Aga et näha, et on oluline kuulata ja lasta lõpetada inimesel enda lause. Just. Seda harjutan minagi täna. Ja mina tahaks ka nagu ja öelda kogu aeg vahel ja ma ütlen ka sorry kõigile kuulajatele, ma olen ma kuulan liiga aktiivselt, vaata nagu ma kuulan ka ja vahest ma mõtlen, et kuule, kes siin töötavad, palun pane mu mikker kinni vahest nagu keera see kinni, mul ei ole kogu aeg vaja kommenteerida kõike.
aga väga lahe ja juba esimesed episoodid on ju väljas, need on YouTube'is üleval, Spotify's igal pool üleval. Vaata, kui hea saatejuht, sa juba jagad kõike, mida ma oleks pidanud jagama. ei. Nii et ma kuulasin ja esimese osa kuulasin ära. Väga lahe, väga äge. Teete nagu teist formaati seal, siuke fun ja lõbus kuulamine ja minu arust see, et teid on just mitu, see tekitab seda elavat diskussiooni veelgi enam, nii et see on väga lahe. Nii et kindlasti minge vaadake ja kuulake ja kõik on videopildis siinsamas salvestatud, meie oma poisid, nii et tubli töö. See oli nii vinge, ma olen nagu me käisime siin eile salvestamas oma aega, siis ma tulin täna, ma olin mingi sama koht. See on nagu kodust eemal, see on nii mõnus siin olla. Just. Aga selle mündi teise poolest rääkides, sa ütlesid selle, nagu selle podcastil, mis sinu jaoks selle sotsiaalmeedia kõige nüüd, mis sa teed, mis on sinu jaoks see mündi teine pool, mis välja ei paista? Mis sinu jaoks on võib-olla kõige keerulisem, millega sa oled pidanud võib-olla kõige rohkem vaeva nägema, enne kui me sellele osale tõmbame joone alla? Kõige rohkem vaeva nägema, võib-olla kõige keerulisem siis? Olnud esmalt aru saada, kes mina olen ja nagu lõpuks mõista, et see on okei, kui ma ei tea, kes mina olen ja ma olen tegelikult terve oma elu üles kasvanud sotsiaalmeedias kõikide inimeste ees. Et see on okei, et ma võib-olla ei ole leidnud ennast ja kogu selle enesekahtluse nagu juures kuidagi aru saada, et ei tohi otsida teiste heakskiitu, isegi kui nad maksavad su arveid. Ma proovin isegi täna aru saada, kes ma olen, mis ma tahan siit elust ja kõike muud ja kuidagi embrace seda või näidata, et see on okei, et ma ei tea kõike siin maailmas ja mu elu ei peagi olema nagu lahti mõtestatud, et see on okei. Ja see ongi see, millega ma olen nagu võib-olla täna proovinud toime tulla, et kogu kõikide arvamus ja kui ma võib-olla reisingi, siis mul on hästi suur nagu süütunne, et kas ma väärin seda või miks ma väärin seda või miks ma siin olen, aga ma olen proovinud olla hetkes ja tunda rõõmu sellest kõigest, et mul on selline võimalus antud ja kes teab, kas ma üldse toimetan sotsiaalmeedias järgmine aasta või ülejärgmine aasta, et mul on nii palju unistusi veel, mis ma tahan täide viia, et ma neid ei jaga. Ma ei saa jagada. Oot. Nüüd ma küll sekkun kohe vahele, sest et sa tegelikult õpid praegu ülikoolis ka ikkagi turundus. Räägi, mida sa õpid ja ikkagi, päris unis, ma saan aru, kõik ei julge, ei pea jagama, aga ikkagi, mis su see siht nüüd on sellega, mida sa õpid, mida sa täna teed kõigega, see kogu sotsiaalmeedia, kus see suund sul siuke kaugemas tulevikus on? Ma õpin hetkel BFM-is, ehk siis Tallinna ülikoolis ristmeediat. Ja see on selline, ma ütlesime küsida, kas sa tead, mis päris täpselt ei tea. See on nagu kombinatsioon sellisest turundusest, kuivast turundusest, teoreetilisest turundusest koos nagu filmindusega ja võib-olla selle produktsiooniga, et need kaks kokku, mis on minu jaoks suurepärane, ma vajan mõlemat, on ju. Et ongi üks päev ma olen seal turundustunnis, ma õpin turundusmõisteid, järgmine päev ma loon mingit dokumentaalfilmi, on ju, ja õpin valgustust ja kaamerat ja kõike seda, et see on olnud nii kasulik just minu enda teekonnal, et ma nagu nüüd, kui nagu mingid tehnikamehed räägivad mingitest numbritest ja tähtedest, ma saan aru, ma olen nii vau. Jaa, rohkem seda valgust, on ju. Aga just see turunduse võib-olla teoreetiline pool on ka väga oluline. Et see on nagu minu isale meeldib öelda, see on uutmoodi turundus, millega ma nõustun, et turundus võib-olla natukene muutub praegu tänases päevas ja tuleb selle vooluga kaasa minna. Ja võib-olla olles nüüd kaamera taga natukene olnud ja proovida kõike seda seal toimetada ja hakkama saada, siis ma olen vahest mõelnud, et mõne aasta pärast, kui ma lõpetan võib-olla ülikooli, ma ei taha olla kaamera ees. Seda enda elu jagamine on olnud natukene kurnav, aga ma ei kurda, sest et see on toonud mulle väga palju ägedaid võimalusi. Ma ei kurda, see on miski, mida mulle väga meeldib teha seda. Mulle meeldib oma elust nagu luua mingi looming või asi, on ju. Aga et ma olen valmis võib-olla seadma suuna sinna poole, et võib-olla olla pigem produktsiooni pool, luua ise mingi agentuurilaadne asi, sest minul ja mujal on kokku nii palju võib-olla kogemust nende aastate jooksul, et võib-olla minna siis sinna suunas kunagi. Aga ma veel ei lõpeta sotsiaalmeediaga, ärge muretsege. Ei pea mind mitte jälgima enam, ei kao veel. Ülikool lõpuni on esiteks ju mitu aastat veel ja ärge muretsege. Nii palju, tegelikult on ainult 2 kuud, 2 aastat. 2 aastat, et linnu lennult läheb. Vähemalt need 2 aastat sa oled meie jaoks olemas sotsiaalmeedias. Veel lähen 2 aastat, et tegelikult on vaja leib lauale tuua mul ja kõike muud, et see on ju mu peamine sissetulekuallikas, kuigi ma ei võta seda kui tööna, et see on minu kirg. No väga äge. No ma usun, et kui sa nii nagu sa praegu siin niimoodi südamärgi teed, siis see viib sind täpselt õigesse kohta ja su unistused täituvad ka kindlasti. Just täpselt. Ma olen nii tänulik, et andsite võib-olla mulle sellise koha, kus
võib-olla ennast jagada natukene siiremalt ja näidata ka seda mündi teist poolt, et see on oluline, eriti ma arvan noortel näha, kuidas kõik ei olegi nii lilleline, kui sotsiaalmeedias tundub. Just, aga nüüd võtame selle osa kokku ja kuna meid kuulab ka ikkagi minuealised, mitte ainult noored sinuealised, siis me teeme siukse osa siia juurde, ehk siis nagu boomer versus Gen Z. Ehk ma küsisin ka sina vist oled jah? Ja siis ma küsisin ka oma sõbrannadelt, et mida te tahaksite nagu teada või küsida nagu just noorte kohta või mis on nagu siuke, mis nagu tundub, päriselt mul on tunne, et ma enam ei tea neid kõiki asju. Päriselt, kuidas see võimalik on, ma ei saa aru, ma olen ikkagi noor inimene, aga päriselt see tunne on. Nii et mul on mõned küsimused, mõtted, vaatame, mis siin on. Esiteks, mis on väga põletav teema, kus ma kõige rohkem tunnen, et ma olengi boomer ja see aeg ongi kätte jõudnud, on släng. Ma enam ei saa nendest sõnadest aru. Kas sul on mingeid näiteid? No ma pidin guugeldama viimati sõna slay. See on väga vana vist sõna, jah? Mitte sind halvasti pannud, aga slay on nagu minu sõnavaras ka üks enim kasutatumaid. Mis see siis tähendab? Slay on nagu, mina kasutan seda, kui et sa näed nii hea välja või nagu sa oled nii äge, et nagu slay. Ütle mulle midagi slay'ga. Su outfit on täna slay, su juuksed on alati slay, sinu saatejuhi oskus on slay. Et kõik nagu siuke, kui sa tahad nagu komplimente teha. Mina tõstan inimest üles sellega, et nagu slay. Või kui inimene teeb midagi hästi kastist väljas, slay. Pigem nagu siuke ägeda noodiga siis. Kas sa oskad ise veel tuua, ütleme, paar siukest slängi sõna, mis on kõige enam veel kasutusel? Võib-olla sina ei teagi, et see on släng. Jaa, just täpselt ma tahtsin öelda, et nagu mitte, et ma ei oleks noor, aga ma ei ole nagu kursis, mis noored niimoodi teevad. Ma ei tea, võib-olla ma kogu aeg olen ümbritsetud keskkonnast, mis nagu on minust vanem, vaata. Aga noored kasutavad, ma ei kujutagi ette, mis mingid, ma isegi taha neid väljendeid öelda, sest et ma ise ka ei tea nende vastuseid selles mõttes, et mingid... Tuuli, äkki sa vaatad meile mingi 5 slängi sõna? Ja siis me tõlgime need ära. Me mõlemad ei tea, me oleme mõlemad mingi, mis need on. Ma ütlen, see slay oli, ma reaalselt pidin seda guugeldama. Goat, aga goat on nagu, see tuleb Ameerikas nagu inglise keele nagu väljendist on ju. Tead, mis goat on? Nagu kits või? On ju? Ei ole, goat on greatest of all time. Greatest of all time, see on nagu, et gay on greatest nagu, mis on akronym või kuidas öeldakse? Greatest of all time. Pane jälle konteksti. See podcast on GOAT. See on parim. Täpselt, see on parim ja GOAT. Kusjuures, mis on nagu üks, mis ma olen märganud, et mulle meeldib väga palju seda estonglish'it rääkida, sellepärast, et ma õpin inglise keeles. Ja ma tarbin meediat inglise keeles, nii sotsiaalmeediat kui tavalist meediat, klassikalist. Ma räägin enda sõpradega inglise keeles, kes siis ongi ülikoolis, on just, et nad on tegelikult räägivad ka vene keelt palju, mida ma nii hästi ei oska. Ehk ma olen õppinud ka nagu õige keelsust inglise keeles, mis tõttu mu eesti keel ka vahest lonkeb ja see on väga raske. Ma imetlen neid, kes räägivad nagu 3 keelt. Aga GOAT on jah, võib-olla need väljendid tulevad minul ka vahest niimoodi, et slay. Ma ütlen, vaat see võib-olla ise ei pane tähelegi, et sa ei teagi, et see on minu jaoks näiteks täitsa tundmatu. Nii tuli? Mis asi? Brain rot. Brain rot. No põhimõtteliselt me kõik telefonis scrollime, on ju, ja vaatad mingeid videosi, mida sa võib-olla isegi 3 sekundi pärast ei mäleta, et see on brain rot. Et sa rot on nagu, et sa rotid oma voodis, või kuskil, et sa lihtsalt ei tee mitte midagi, sa lamad või lihtsalt oled. Ja siis nagu võib-olla brain rot tulebki sellest, et siis sa vaatad neid videosi, mis tegelikult ei ole mingi tähendusega. Siuke ajusurm nagu või? Jaa, brain rot. Jaa, vist täpselt. Kas on veel midagi? Serve ja she's served. Nii. Serve on nagu, et sa... kuidas seda selgitada, et sa nagu, kui sa näed jälle mingi hea välja või teed midagi ägedat, siis nagu she's served. Davai. Et sellest ma saaks nagu aru, kui sa ütled sellest, ma saaks nagu aru, jah. Aga sekku? Mis see? Ritz. Mina ei tea seda. Ritz. See on hotell. Kas see ei ole hotell? Ritz. Ma ka seda ei tea. Midagi uut iga päev. No näed. Selle jätame kuulajatele välja selgitamiseks.
okei. No väga hea, ühesõnaga Slängi on, ma ei saanud väga palju võib-olla abiks olla, aga mõnega sain. Jaa, sai. Sa võid oma sõpradele öelda, et isegi need noored ei tea enam ja nemad ei püsi ka kaasas. Tegelikult siin on veel mingid siukseid, mul kahjuks aga lähme edasi. Mida teevad siis minuealised ja vanemad, ütleme mingi siuke tavapärane tegevus, mis nende jaoks on hästi nagu tavaline, aga sinu jaoks on siuke nagu veider? Mida teie teete, mis on minu jaoks veider? Või võib-olla sinu vanemad, vaata, ma päris sinu ema vanus ei ole, aga... Võib-olla, kui te teete pilte, ma ei tea, sinu puhul eest, et saad sotsiaalmeedias toimetad, aga vanemad inimesed teevad, sa ei ole vanem inimene, teevad nagu pilte selle 2x-iga või mingi 3x-iga või hästi lähedalt, nad ei tee tavaliselt. Või nad lähevad kuidagi, näiteks kui mina küsin oma isalt, tee minust pilti, ta teeb niimoodi, et ta paneb mingi lainurga ja ta tuleb mulle nina alla ja ta on mingi postitase Laura. No ka lainurgaga ta on ju eriti. Ja äkki ta seda, et pöörata, see oli kunagi ju mingid õpetused, et pööra. Ta on üritab. Ta tegelikult on õppinud fotograafiat. Ma arvan, et ta on nagu see professionaalsus hoopis. Aga võib-olla teie piltide tegemine on väga naljakas ja need emme selfid ja kõike muud on ju, aga mul ei tea, kas sa tunned... Mida veel on nagu, võib-olla just siis sotsiaalmeedia mõttes, et mida sa veel oled sotsiaalmeedias näinud, mida teevad siuksed nende emojide või emotikonide kasutamine nagu tõsiselt. Et te panetegi, et täna oli nii äge päev välja, siis see on nagu veini emoji võib-olla ja siis on nagu see ahv on ju niimoodi, aga te nagu kasutate neid päriselt mitte naljaga. See on võib-olla üks või mingi, et liiga palju siis või? Nii ilus päike ja siis on nagu päike emoji ja siis on see nagu nägu on ju, kes naeratab ja siis ta nagu päikses särab on ju ja siis on see sära emoji. Aga ma hakkasin ka kasutama nüüd seda. Jaa, aga samas on nagu mingitel juhtudel on nagu need emojid just väga teemas, kui sa oskad neid nagu stiilselt kokku panna. Mõned oskavad on ju, aga kui sa paned kogu aeg neid ühte samas. Keegi andke emotikonide koolitus. Ma olen isegi Google TikTokis mingi pannud isegi, et millised on nagu pop või mingi ägedalt panna emojisid kokku, siis ta paneb nii ägedalt neid, või sealt saab ägedalt. Aga nagu ma pean juba guugeldama seda nagu täpselt, ma olen juba nii vana, sest ma olen ka ilmselt see ahvi nägu ja päikseke. Aga minu meelest millennialid sotsiaalmeedias on väga olulised, sest nad toovad nagu noori maa peale jälle ja mingi, et kulge, et aga nagu vaatame asjale otsa, et võib-olla kõik ei ole nii oluline, kui tundub. Mis riietuse osas sa välja oskaksid tuua, mis on siuke cringe, mida cringe on ka ilmselt siuke sõna. Cringe ja, aga minu meelest ei ole enam miski cringe. Kõike on okei teha ja kogeda ja näha. Ikkagi. Aga cringe mis on cringe või? Mis on cringe? Ma ei oskagi äkki kui skinny jeans kannavad ju natukene vanemad inimesed. See ei ole cringe jälle, aga võib-olla kui ma las ma hakkan mõtlema. Cringe. Mina ei saa öelda sellepärast, et mina lähen moodi, kui et kõik võivad kõike kanda. Ei, ole nüüd ikka aus. Kas sa oskad mingit öelda? Ei, no minu jaoks skinnisid, mul on oma parim sõbranna armastab skinnisid. Tema kannab välja, aga ikkagi ma olen ka mingi miks. Võib-olla miski, mis on ebapraktiline, on see, mis sul täna on. See vaata kampsun, mis on sul üle õla. Kas nagu see on nii ebapraktiline, et see kukub ära, on ju? See on nii ebamugav terve aeg olnud. Kui sa seod kinni, võib-olla ta mugavam. Ta nagu katab su õlad ära, kui sul on ilma õlgadeta topp, on ju. Aga see on ebapraktiline, kas sa kunagi paneksid selle puhul tegelikult peale? Nii et... Ta on värvi andmiseks stilistika mõttes ja seda tehakse neid videosid väga palju. Ma olen näinud, väga ilus näeb välja, aga reaalselt see on terve aeg, ma olen seda pidanud sättima siin ja väga ebamugav. See on võib-olla ebapraktilisuus, sest aga sa oled nagu jäljendad noorte stiili, nii et ma siis tegin nüüd noorte stiilile kommentaari. Sellest on sinna poole. Aga kes artistidest on nagu kõige ägedamad? Kes on nagu väga teemas? Eestis on Marlen, ta käis meil külas ka, ta on äge, ta täiega soovutab praegu, ta on äge stiil, ta on üli chill, ta muusika mulle väga meeldib. Kas sa käisite kontserdil? Mina käisin, üliäge kontsert oli. Kus? Seal Patareis. Ei jõudnud kahjuks, aga ta pani Kroonikal juba sellise show maha, et ma olin mingi. Ja Tanja Mihhailova, tema esitlus seal ka, ta tunneb ennast nii enesekindlalt laval, mis on nii äge ja näha, et siiamaani ta ei vanane, ta lihtsalt on nii äge, ta andis sellist, ma armastan näha inimesi, kes esmalt on enesekindlad,
kes on 100% nemad ise ja see nagu inspireerib mind olla täpselt samasugune nagu see, kuidas nad säravad, et ma armastan näha inimesi säramast, et see on, ja ma proovin ise ka nii palju särada, et inimesed nagu saaksid seda sama energiat, aga välismaalt võib-olla mingid, ma olen nii palju maininud nagu mingid neid Liisa, ma ei tea, kas sa tead, kes on Liisa, kindlasti ei tea, aga Coachellal ma sain nii palju uusi artiste endale Spotify'sse. Ta on Korea päritoluga, aga nüüd ta on tulnud Läänemaailm. Mingi Korea mingi pealetulek on siin üldse. Ja nendel on ka üliäge stiil, sest et Koreas on üldse mingid oma moodi asjad, on ju. Aga nendega ma ütlekski, et need ongi praegu sellised, kes tõesti väga lahe hoiavad. Ja Ann-Marlenit me kindlasti kutsume ka varsti podcast on meil juba seal listis, nii et Ann-Marlen, kui sa kuulad, siis tead, et kutse tuleb varsti. Ja kontsert oli mega. Ja Eestis on üldse, mulle meeldib, et muusikamaailmas nii palju tegelasi ja nii head nagu lood, et ja see suvi, need suveitid on lihtsalt praegu kogu aeg käivad. No Liis Lemsalu särab alati. Kõik, mis ta kannab. Just üks päev ta kandis mingit teksa, ma ei tea, tal oli mingi photoshoot ja ta kandis mingit teksa outfiti. Ma läksin kommentaari, mis, et palun keegi küsige, kus sa pärit on. Mitte keegi ei küsinud, ma ei saanud ka olla mingi, tere Liis, kus sinu outfit pärit on? Ja siis ta postitas paar nädalat hiljem, et ta varastas selle oma stilistilt ära või ostis ära selle oma stilistilt, mida varastanud issand. Et ta ostis selle oma stilistilt välja. Ma olin mingi, okei, aga kust? Palun keegi küsige, kust on ju. Kas sa tead, mis tähendab gatekeep? Ei. Vot, väga hea släng. Et öeldaksegi, et ära gatekeepi ehk ära hoia seda enda teada. Et palun jaga maailmaga. Et tänapäeval hästi palju, et võib-olla gatekeepivad oma ilusaladusi ja kõike muud, et palun ärge tehke seda ja andke teada. Tuleb jagada, näidata ja oma saladused välja rääkida. Sest me tegelikult tahame aidata kõiki. Just, väga hea. Okei, siis on mul siuke küsimus, et mulle tundub, et nagu trend noorte seas on kas, või nagu üleüldse noored tänapäeval tunduvad palju tervislikumad. Ja see trend on nagu mitte ainult noorte, vaid ka nagu minuealiste seas on ju, et tervislikkus on moes, liikumine on moes, vähene tarbimine näiteks, et magab piisavalt, et kui mina olin noor, siis mida hiljem sa magama läksid, seda ägedam sa olid, mida rohkem sa jõid, seda ägedam sa olid, on ju. See tuleb ka tagasi. Jah, tuleb. Kindlasti tuleb. Ühesõnaga, mulle tundub, et see mulje on jäänud, et nüüd on nagu kõik see tervislikkus, see kõik on nagu teemas ja moes. Ütle mulle nüüd ausalt, kas päriselt, mitte ainult oma tutvusringkos, oma mingid parimad sõbrannad, vaid kas sa päriselt näed minule kui tulevase, mul on ju 2 poissi on ju vanemana, kas see on päriselt nii trendikas ja moodne, et nad tõesti enam ei joo, suitseta ja laberda nii palju ja lähevadki varem magama ja ongi see siuke või see on ikkagi siuke pigem pettelm natuke? See on natukene mõlemat. Nad kindlasti proovivad seda kunagi ja teevad, see on mööda pääsmatu, ei saa üle ega ümber. Aga see tervisasi on küll moes praegu, sest kõik tahavad kanda hoolt selle eest ja head välja näha võib-olla. Et ma arvan, et üldse sinna jõuda, kus sa hakkad enda tervise eest hoolt kandma, sa pead kogema ka neid joomis- ja suitsetamisretkesi on ju. Et sa ei pääse sellest ja nad ka ei pääse ja ma arvan, et see tervis tuleb hiljem. Et see ikkagi käib ka kaasas selle? Käib küll kaasas ja lõpuks sa väsid ära sellest. Aga siis sa lähed uuesti, mul on praegu näiteks see, et noorema seas ma räägin nagu ma oleks kohutavalt vana. No teismelisena siis. Ja võib-olla teismelisena ma ka sain kogeda enda neid ägedaid pidusi ja värki-särki. Siis ma võtsin oma tervise teekonna ette ja näiteks üks asi, mis ma siia lõppu teen kiirem. Võib-olla sügavama mõtte jälle, et ma võtsin eelmine aasta või 2 aastat tagasi 15 kilo alla ja ma väga nägin vaeva enda tervise ja väljanägemise nimel ja ma võib-olla sattusin mingitesse äärmustesse ja sellest kõigest ma küll räägin oma podcastis ka, aga mainida, et ma ei jaganud seda sotsiaalmeedias ja siis üks hetk hakkasid inimesed märkama, et ma olin alla võtnud ja kommenteerisin, et sa oled luukere, ja siis ma võtsin seda kõike kuulda, mida ma ei ole kunagi oma elus teinud tegelikult ja see kõik hakkas mind mõjutama ja ma jällegi olin hästi haavatav. Ja võib-olla ma olen õppinud selle kõige keskel jälle, et nagu tegelikult sa ei tea kunagi, mida inimene läbi kogeb. Isegi kui ta näitab, et kõik on perfektne sotsiaalmeedias, ei ole nii ja ei tohi raamatut selle kaana järgi hinnata. Nii et, ja su küsimus oli? Et kas noored on tervislikud? Jaa, ehk siis mina kogesin neid pidutsemisasju on ja siis ma läksin sinna terviseteekonnale ja nüüd ma olen tagasi, et miks aga ma ei lähe täna vara magama, ma lähen sõpradega välja, ma naudin hetke, ma olen hetkes. Tuleb enda noorus ära kasutada, et sa ei näe kunagi nii hea välja kui täna. Et nagu igatepidi äärmus on lõpuks nagu
jama. Just täpselt. Liigne pidutsemine, me saame nagu kõik loogiliselt aru, aga ka see liigne, see enese piitsutamine. Ei, mina ei tule täna välja, minul hakkab uneaeg kell 10 või 9. Et see on nagu või enese toiduga siis nagu võib-olla, et või mis igan, kuidas see sul väljendus? Toiduga oli et ma nagu piirasin oma toitumist ja kõike muud, tahtsin hästi tervislikud, teised magusad, ei olnud alkoholi ja võib-olla tänase päevani ma proovin lihtsalt nagu ennast õppima tundma, et kui ma olengi väljas oma sõpradega, nad kõik joovad kokteile, isegi tellivad mulle, ma olen valmis ütlema, et kuule ei, et kas homme midagi tähtsat, või mul on pikk nädal selja taga, ma tahan puhata, et ma võin teiega väljas olla 1-2-3-ni, on ju, aga et ma joon piparmünditeed või Coca-Cola Zerot, on ju. Et need valikud on tegelikult minu jaoks hästi olulised, sest et sellest oleneb ka minu enesetunne ja ma väga hindan enda enesetunnet, et aga vahest kui ongi, et kõigil on lõbus, ma tahan ka mul lõbus oleks, ma teen selle klaasi veini või mulli, mis iganes, et tuleb just ennast õppima tundma, mida mina olen proovinud väga teha nende aastate jooksul. Väga lahe. Okei, võtame selle siis kokku sellise küsimusega, et kui mina nüüd siis 31-aastasena tahaksin ühe päeva elada Gen Z-na, siis mis ma peaksin selga panema, mis kell ärkama, mida sööma, mis mu tegevused mu päeva jooksul peaks olema sinna lisanduma. Ma pööran selle küsimuse ümber äkki, kui sa tahad elada Gen Z Laura Rannaväljana. Kas sobib nii? Ma ei saa kõige eest rääkida tegelikult. Okei, sa ärkad ülesse. Mis kell? Kas on pigem see varajane ärkamine? Kus juures juuni ja maikuu oli väga varajane ärkane. 7, mitte väga varajane, aga 7 ärkad. Mul on viimasel ajal väga palju ärevust olnud. See mul on nii palju nagu toimumas, et ma mediteerin. Mul on üks äpp, millega ma mediteerin ja ma panen selle stressi. On sellest abi olnud? Ja kui ma olen stressis, ma ei hinga. Mul on hing kinni. Siis olengi niimoodi, ehk siis sa pead hingama palju ja sa aitab mul seda nagu ruuthingamist teha, et sisse 4 sekundit, välja 4 sekundit niimoodi. Teen seda mingi 5 minutit, vahepeal 3, sest et olema ausad, mul läheb kõht tühjaks, siis ma lähen alla, ma elan hetkel majas, siis ma lähen alla korrusele ja teen teed, sest et mulle meeldib kuuma vett juua hommikuti, et enda seedimissüsteem kõik tööle saada. Siis ma teen vahepeal kohvi, vahepeal matšat, söön tervisliku hommikusöögi, lähen kooli, nüüd enam kooli pole, suvel võib-olla hakkan toimetama tööasjadega. Mis mul seljas on? Mulle meeldib kanda sinised teksasi, T-särk ja pintsak ja tennised. Juuksed vahel... Väga slei või? Väga slei, aitäh. Raudselt kasutasid täiesti mööda seda. Ei, kasutasid väga õigesti seda. Ja tegelikult meiki mulle nii palju igapäevaselt ei meeldi kanda, aga mingid seltsekreemid ikka panen näkku, nii et ja naudid hetke, oled oma sõpradega, postitad ennast ja õhtul lähed magama ja loetled, mille üle sa oled tänulik ja loodad, et järgmine päev on parem kui tänane. No võt, mulle see meeldib kuidagi see noorte seas üldse, et mingid siuksed, mingites kohtades nad on palju varem juba teadlikud mingitest asjadest. Ongi, ma saan aru, et ma olen ärev, ma pean hingama ja mul on vaja meditatsiooni, on ju. Või joon teed siin, et oma keha äratada. Et see on äge, et noored on ikkagi ägedad. Nad on väga teadlikud tegelikult ja jällegi, ma ei saa kõigi eest rääkida, aga minu puhul nagu üks, mis on hästi moes, on teraapias käimine. Ma ei saa öelda, et see on moes, aga nagu minu puhul see on nii palju aidanud, sest mul on nii palju emotsioone ja kõige sellega toimetulek on väga raske, eriti kui toimetad teiste arvamuste põhjal, nii et on moes ja noortele meeldib võib-olla enda eest hoolt kanda. Mis on ju super, et see moes on. Come on. Just. No võtta, aga siis me võimegi äkki võtta kokku niimoodi, et oma teraapia, võib-olla sessioonide ja kõigi oma teekonna hetkel, sa oled tegelikult oma teekonna alguses, olgem ausad, ja ma vahel unustan selle ära. Ma unustan ära, mul on kõik veel ees, ma jõuan veel oma karjääris 7 korda vahetada. Aga ikkagi kõigile noortele ja vahet pole, kas noortele või buumeritele, kes iganes meid kuulavad, mis sa tahaksid midagi oma kogemuste põhjal mõne õppetunni või asja või hea mõtte kaasa anda siia lõpetuseks? Mina ütlen teile, et unistage suurelt ja olge hetkes ning iga õppetund on tegelikult kasulik ja ei tohi võtta kõike nii tõsiselt. Väga hea mõte. Oleks ma ka juba 19-aastaselt sellest aru saanud, siis oleks nii tore. Nii et aitäh sulle, Laura. Väga aus ja siiras jutuajamine oli, nagu sa ütlesid, näitasid oma mündiga teist poolt ja samas saime osa ka kõigest sellest ägedast, mis elu sa elad. Ja ma usun, see andis ka palju inspiratsiooni noortele ja kõigile kuulajatele. Selgitasid lahti meile noorte natukene siis sisemaailma. Aitäh ka selle eest, nii et tõesti väga tore oli. Aitäh, et kutsusite ja sain enda mõtteid jagada. Ja aitäh.
tšau. No see episood oli küll täiega slay, nii et kui sa tahad Laura tegemisi rohkem näha ja talle kaasa elada, siis mine jälgi teda TikTokis, muidugi Instagramis. Anna meile ka tagasisidet Denim Dreami Instagrami lehele. Muidugi aitäh Dream Cafe'le, kelle magusad pulgakoogid me oleme juba kõik nahka pistnud. Ja aitäh Placenta Active'ile, et külalistele alati kingitused kaasa panete. Ja muidugi kõik lõpetajad, kes veel alles otsivad endale outfit'i siin viimasel minutil, siis just sel nädalal algas allahindlus varajane just ainult püsiklientidele. Nii et torma ruttu poodi ja päästa enda muremõtted seoses lõpetamise outfit'iga. Väga ägedad valikud on nii tüdrukutele kui poistele. Nii et mine ikka kauplustesse või siis shoppa meie e-poes. Tšau!